igavene äge sotsialistlik riik oli, aga bussipileti eest pidin ma õpilasena maksma. Et keegi nagu midagi aru ei saa, mingi ettepanek on kuskilt, sealt tuleb mingi segane jutt, see kõik on nagu selline, tundub selline ettevalmistamata, läbi mõtlemata. Mulle tundub, et tal ilmselt ongi mitmes asjas õigus, aga no minister ei saa lihtsalt niimoodi, ta ei saa hakkama lihtsalt selle tööga. Tere, head sõbrad, on selle aasta 2026 teine Taskuraadio saade, mis toimub parempoolsete eestvõttel. Ja mida täna teada saate? Täna kindlasti 22. jaanuaril on see päev, kui Tallinna linnavolikogus läheb arutusele Tallinna linna eelarve aastaks 2026 ja esimesele lugemisele. Mis küsimusi seal hakkab küsima üks mees, seda kindlasti tänases saates kuulete, aga me räägime veel loomulikult kõigist põletavast, mis meie ühiskonnas on. Räägime kröönimast, räägime kuluhüvitistest, räägime hasartmänguseadusest, räägime ühistranspordipiletitest, räägime Raevalla teemal ja räägime veel palju muud ka. Nii et Siim ja Tõnis, kes on ka sellel aastal esimest korda meiega lülitunud, on taas tagasi ja alustame. Aga alustaks ikkagi Riigikogu teemadel. No kuluhüvitised, kriminaalmenetlus ja kõik see, mis sinna ümber on punutud, see on kindlasti väga intrigeeriv. Nüüd sellel aastal siis esimest korda, mitte sellel aastal esimest korda, aga minu arust üldse nagu vähe on see kõik puudutanud sotsiaaldemokraate ja nüüd kohe hakati lammutama seda sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Lauri Läänemetsa kallal. No ametlikult ma loen välja, et on nuhitud seda, et mingisugused summad 219 eurot ja 600 eurot, mis on seal kuskilt tasutud, kas need on õiguspäraselt, aga sealt ikkagi ajakirjanduse vahendusel imbub välja, et Lauri Läänemets on sealt korralikku ümbrikupalka maksnud selle eest väidetavalt, et teda poliitiliselt toetatakse, erinevaid sõnumeid tema nimel siis esitatakse ja kõike muud seda sellist tööd tehakse. Seda tööd tegelikult poliitikas tehakse vägagi palju. Kuidas nüüd siis tundub, et kas siis on siin mingisugused rikkumised või ei ole? No seda on nagu vale küsida, sellepärast, et me ei ole keegi uurija ja tundub, et see uurimine kindlasti võtab aega, kriminaalmenetlus on alustatud, aga esimesed sellised muljed, et taas selline üks mingi soolotsemine ja üritatakse nüüd asja kuidagi summutada. No mina ei tea, kas on rikkumine või ei ole, ma tõesti seda ei oska öelda, aga kogu see asi on kindlasti sotsiaaldemokraatidele väga valus, et nagu sa ütlesid, tegemist erakonna esimehega ja ma ausalt öeldes ei tea, kas neil on veel ees siin plaanitud mingeid esimehe valimisi või ei ole, aga kui nüüd Läänemets kuidagi sellest taagast lahti ei saa enne Riigikogu valimisi ja tahab minna vedama erakonda Riigikogu valimistele ja endal on selline asi kaelas, kindlasti sööb ja väga valusalt, et siin on nagu sotsidel nagu tõsist nagu järelemõtlemist. Aga probleem on ju vana. Probleem on väga vana. Pika halli habemega probleem ja tõesti on siin ikka toodud välja seda võrdlust, et kuidas on siis ministrite puhul, valitsuse liikmete puhul lahendatud see kuluhüvitisi ei ole, aga on esindustasu, mis kantakse lihtsalt pangaarvele valitsuse liikmetele ja nad võivad selle eest osta endale uue ülikonna, võivad osta lapsele suppi ja majoneesi, kui vaja, või mida iganes keegi kontrollib või investeerida selle raha börsile, see on nende enda otsus, mida nad sellega teevad, keegi kontrollimas ei käi. Ja Riigikogus on räägitud, poliitikute slängis on selle asja nimi pimendamine. Et pimendaks kulud ära. Seda vähemalt ma ei ole kuulnud. Aga selline küüniline. Aga vaatamata sellele küünilisele terminile ma väga pooldan seda, et see jama tuleks ära lõpetada, et nagu sellest ei ole mingit head nahka ei tule ja et kogu aeg on ilmselt erakondadel tunne, et nendest läheb see mööda, et küll seal Kalle Grünthal kuskil jääb vahele, eks ole, millegagi või Martti Repinski, aga mina olen mind see ei puuduta, ma arvan, see mõtteviis on selline. Ja siis on iga kord tegelikult, ega seda on korduvalt Riigikogus arutatud erinevate koosseisude ajal, keegi on jällegi seal tulnud, et lõpetame selle tšekkide jama ära,
aga siis noh, ilmselt arvamus, et see nii-öelda kedagi see ei puuduta nendest otsustajatest ja siis teine pool, muidugi mis see kiusatus on alati on leidunud mõni erakond, kes mõtleb, et paneks ikka populismi, et kui teised tulevad välja ettepanekuga, et pimendaks siis ära, siis tuleb üks erakond ja teatab, ei, meie oleme avalikustamise poolt, meie tahame kõike näha, selline valijale meeldimise hea võimalus. Ja sellise populismiga see tegelikult iga kord põhja lastuda, aga kas see on nüüd, ma ei tea, esindustasu, mille eest saab endale ülikonna osta või on see lihtsalt palgatõus Riigikogu liikmele, aga ma arvan, et sellisel kujul igasugune lõunatšekkide ja see maailm, see peaks ära lõppema, et ma olen ka vaielnud mitmete poliitikutega teemal, et ma toon sellise klassikalise näite. Riigikogus käivad igasugu delegatsioonid ja siis paljud poliitikud peavad enda kohustuseks siis viia nad pärast sööklasse, siis nende sööklaarve kinni maksta. Seda ei pea olema. Või kui sa tahad, et kellegi sööklaarvet kinni maksta, maksa siis kõigile see sööklaarve ise kinni. Et miks peab seda kuskil mingisse kuludesse panema? See kõik on mõttetu. See on nii mõttetu kõik lihtsalt. Kaotage ära. No kui kunagi 10 aastat tagasi umbes, kui Keskerakonnaga see erinevad kohtumenetlused algasid, siis teised erakonnad ikkagi kippusid süüdistama, et näed, siin, või tähendab, et ka Keskerakond kippus süüdistama, et näed, meie saame ainult pihta, teised ei saa. Aga täna on ikkagi prokuratuuri töö viinud selleni, et absoluutselt kõigis võimuerakondades on see mingisugune selline jama ikkagi sees. Kas see on siis nagu õiguskaitseorganite hea töö või ei ole me ikkagi sellest õppinud? No siin tegelikult siin väikese võrdluse juba tõi, et makstakse kinni mingisuguseid suvalisi asju. Kas see on siis, ütleme, kas on siis kogu aeg nii hullult vohanud, kui praegu välja paistab? Eks õiguskaitseorganite vaates peab ja ka kodaniku vaates peab ju kehtima nagu võrdse kohtlemise põhimõte, et ega ei oleks ju mõeldav, et on keegi uurija või prokurör, kes vaatab, et okei, et siin on nagu Kalle Grünthal, et tema asja uurimisega läheme edasi, aga siin on Lauri Läänemets, et teda ei puudu, ütleme, et jumal tänatud, et meil sellist riiki ei ole, ütleme, eks ju, selle üle on mul nagu väga hea meel, et loomulikult kui need kahtlused tekivad, ega siis õiguskaitseorganitel ei jäägi midagi muud üle, kui vastav uurimine algatada. Ma olen nõus, et siin ongi nagu filosoofiliselt nende kuluhüvitistega nagu see küsimus, et kas tegemist on palgalisaga või siis on tegemist nii-öelda mingite täiendavate töökohustusega seotud kuludega, mida inimene ei peaks oma palgast kandma. Ja ma olen siin Siimuga nõus, et tegelikult sellised nagu lõunatšekid ja mingid bensiinitšekid ja neid peaks suutma inimene katta see kuulub su palga sisse. Et kui on eesmärk seda kompenseerida, siis tõesti, kas ta siis olgu palgatõus või olgu ta lihtsalt nii-öelda mingis vormis lisatasu ja igaüks vaatab siis ise, millisega valijaga kohtudes ta croissanti ja supi kinni maksab ja kellega kohtudes seda nagu ei maksa. Ja võib-olla teine teema on siis, ilmselt kui need kuluhüvitisi kunagi tekitati, siis mõeldi, et Riigikogu liikmetel tõesti võib olla ka mingid sellised teemasid, et teatud teemaga seoses on sul näiteks vaja tellida võib-olla mingisugune õiguslik või mingisugune majanduslik analüüs mingisugusele teemale, ütleme, eks. Et kui selliste kulude vajadus on, siis see peaks pigem käima täna ju fraktsiooni kaudu. Et olgu siis nagu fraktsioonidele, Eestis on erakondlik demokraatia, et olgu siis nagu fraktsioonidele teatud selline eelarve nagu ette nähtud, mida väga selgelt saab ainult teatud piiratud kuludeks kasutada, mitte küpsiste ja rendiarvete tasumiseks. No aga tegelikult, kas see ei ole õpetus, siis kui võtame kas või siin Lauri Läänemets viimane juhtum, võtame Gert Kingo, tean, Kalle Laanet ka, need on kõik ju tegelikult käima läinud vihjete alusel. Vihjete alusel kuskilt väljaspoolt. See ei ole nagu see, et prokuratuur hakkas kuskilt sõna või sai mingist sabast kinni. Need on vihjed, mis on tulnud kuskilt väljalt poolt. Ja kas selle peale siis ei mõelda, et keegi
võib ühel hetkel mu peale vihastada või kuuleb seda kuskil ja ei olegi nagu seda kartust, et noh, piltlikult läheb kitse panema mu peale. Ega meedia teeb ju ka tublit tööd, et iga kord, kui need kuluhüvitiste aruanded tulevad, ütleme, eks ju, siis on võimalik võtta ju ajakirjanikel täpselt. Need välja ja hakata tõesti kontrollima, et kas sa siis olid sel ajal, kui su kütusekaardiga tangiti, olid sa siis sel ajal Riigikogu istungil või kuskil mujal, et loomulikult, aga noh, ju siis inimeste, teatud juhul inimeste mõte, see aju töötab nagu teises suunas, et kui on võimalik see paarkümmend euri tasku pista, siis selle peale ei mõelda. Aga no mis Läänemetsa puutub, siis antud juhul on ju saaga alguse saanud, minu meelest see Läänemetsa mure on tegelikult suurem võib-olla isegi kui see konkreetne kuluhüvitiste juhtum, et ju eelmisel aastal vist meedia viskas õhku kahtluse, et Läänemets on maksnud ühele endisele erakonnakaaslasele siis 2021. aastal ümbrikupalka. No neid summasid ma siin ka kajastasin, jah. Ja seal on summad suuremad. 4000 ja niimoodi. Ja jutt käis siis vist ühe nii-öelda portaali loomisest, mille kaudu oli plaan hakata siis Läänemetsa ja sotsiaaldemokraatide sõnumeid edastama ja mina saan aru, et tõepoolest sotsiaaldemokraatidel on vist ka esimehe valimised nagu ees, nii et loomulikult, et kui see uurimine nüüd nagu edasi areneb, siis Lauri Läänemetsal on tõsine probleem laua peal. Tõsine probleem ja tõsine probleem on ka teises valitsuserakonnas. Noh, iseasi, kui tõsiseks nad seda peavad, see on Eesti 200. Ja kindlasti see hasartmänguseadus kõigepealt, no kas on lollimat juhust Eesti parlamentaarses poliitikas ette näidata, kui see hasartmänguseaduse väljakuulutamine ja siis sellise vea sisse laskmine? Mina ei mäleta, et oleks sellist asja. Ja küll neid vigu tuleb sisse, need vead on võib-olla kuskil mingite menetluste tõlgendamiste kaudu üles leitud, aga see põhimõtteliselt kohe läheme poisid, teeme, paneme alla, tõstame kätt, seadus vastu võetud ja kohe tuleb tagasiside, mida te tegite. Ei tea, apsakaid on ikka olnud, jah, et no, absoluutselt, ma olen nõus, et on, aga niimoodi. Kiiresti menetlusse ja parandatakse viga ära, aga et keegi oleks mingi kogemata mingi maksu ära kaotada, mingi tulurea Riigikogu. Sellist, noh, ja muidugi, eks ta on sellise kobaras sündinud, on ju, ja ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et kiirustades selliseid asju ei saa teha. Eks see on see probleem, et sellel seadusel ei olnud nagu omanikku selles mõttes, et no Eesti 200 ikkagi oli Tanel Tõnis, kus sa arvad, et nad oli lihtsalt selline kattevari või? Jah, aga ma saan aru, et Tein ei saanud seda nagu seal väga seda protsessi juhtida, et no ta sai me võime seda rahulikult nimetada poliitiliseks väljapressimiseks, mida ta tegi. Ma usun neid poliitikuid, kes on öelnud sealt Reformierakonnast ja kes on välja öelnud, et see oli hind, et Eesti 200 toetaks riigieelarvet, et riigieelarve saaks vastu võtta, selleks oli neil üks hääl oli nagu varuks, kui nad oleks selle kaotanud kas või ühe häälegi, siis nad ei oleks riigieelarvet vastu saanud võtta, eks ole, nagu me nägime. Et see oli puhas väljapressimine, aga no siis tema tegeles selle väljapressimisega, aga siis, kui tulid ka veel lisaks muudatused sealt Rahandusministeeriumi poolt, et seda eelnõud täpsustada, siis läks asi käest ära. On selge, et rahandusminister Ligi, ta on selline paras jonnipõnn ju, me ju teame, tema tegi nii, et mina ei taha sellest midagi teha, teie seda jama teete ja mina teid ei aita siin ja mina ei tegele sellega, sest tema nagu distantseeris ennast. Ja. See on nagu üsna klassikaline Jürgen Ligi käitumine sellistes olukordades, tema siis mina sellest ei vastuta, mina ei tegele. Ja siis nad seal Riigikogu komisjonis pusisid, ilmselt Anneli Akkermann komisjoni esimehena ei tajunud ka, et siin on väga suured riskid õhus, et ei istunud piisavalt ja ei lugenud ja uurinud ja andnud veel kord üle lugeda, enne kui kiire, ikka jamad juhtuvad ikka, kui on kiire. Et ilmselt ei ole kellegi pahatahtlikkust, aga lihtsalt järjekordne näide selle valitsusliidu professionaalsusest siis jutumärkides, ütleme nii. Minule paistab silma kogu selle saaga juures just
terve rea nagu reformierakondlaste käitumine, et noh, nii-öelda meedias on kogu seda, esiteks kui me vaatame kogu selle seaduse sünnilugu ja siin on nagu kaks eraldi teemat, et üks on siis hasartmängumaksu seaduse muutmine ise ja teine on siis see nii-öelda apsakas ehk maksu ärakaotamine, mida siis menetluse käigus sinna sisse lisati. Et kui me vaatame tagasi selle seaduse muudatuse sünni juurde, siis ma saan aru, et see ei olnud nagu Tanel Teini poolt üksi algatatud, et seal vist oli 16 Riigikogu liikme allkirja all, tegemist oli jah, suures osas nagu Eesti 200 fraktsiooniga, aga algatajate seas olid ka mõned Reformierakonna liikmed ja mitte niisama Reformierakonna realiikmed, vaid seaduseelnõu algatamisele kirjutasid alla toonane Reformierakonna peasekretär Timo Suslov ja nüüd vastselt Suslovi ameti üle võtnud Reformierakonna uus peasekretär Kristo Enn Vaga. Poliitilistel loomadel siis need öeldi, et kuule, et sa pead ikka tuge tegema siin Eesti ka seal, midagi ei üle, muidu koalitsioon laguneb. Et noh, ütleme, erakonna peasekretär ei ole nüüd nagu päris nagu nii-öelda kolmandajärguline ullikene Reformierakonna fraktsiooni pika laua nii-öelda tagumises nurgas. Et pigem viitab see sellele, et Reformierakonna peasekretär oli väga hästi kursis, millise eelnõuga välja tullakse, kas seal taga on ka võimalikud nagu huvigrupid. Nii et see hilisem jutt, mida siin reformierakondlased eesotsas nagu Võrklaeva ja Ligiga on rääkinud, et Reformierakond ei tea sellest asjast mitte midagi. No sorry, aga see jutt on puhas möga, et see ei vasta nagu kuskilt otsast tõele, et kui erakonna peasekretär kuskile allkirja alla paneb, siis noh, peasekretär on erakonnas tegelikult teine ja kolmas inimene erakonna juhi järgselt. Noh, ja kui me nüüd vaatame selle nii-öelda vea tekkimist sinna seadusesse, ma olen nagu nõus, et küllap ta jah kiirustades nagu tekkis, aga noh, ütleme, et Jürgen Ligi käitumine on lihtsalt lapsik ja ka tegelikult lubamatu ja vastutustundetu. Ma ei saa aru, miks see inimene siiamaani ministriametis on. Et kui sa jonnid nagu titt, ütleme, eks ju, ja ütled, et mina ei taha sellest asjast mitte midagi teada, siis ministrina see siin vastutusest ei vabasta. Et hiljem on ju tegelikult ka välja toodud, et see viga suure tõenäosusega tekkiski just Rahandusministeeriumis kellegi ametniku poolt, ma ei usu, et see pahatahtlik oli, et küllap ta näpuviga nagu oli, aga ministrina sa vastutad selle eest, ütleme, eks ju. Ja kui sa ütled, et mina ministrina ei tahtnud sellest mitte midagi nagu teada, siis sa vastutad tegelikult nagu topelt. Nii et aeg on tegelikult kohver kokku paskida ja Facebookiga saab Jürgen Ligi edasi tegeleda Riigikogu liikme positsioonilt, et aeg on sealt ministeeriumi uksest välja astuda Jürgen Ligi. Seda oleme siin minu meelest mitu korda öelnud ja nüüd on tõesti see viimane aeg nagu käes. No loodame, et su kihutused kannavad vilja. Ma olen selles osas paraku nagu skeptiline. Ja noh, kui me vaatame Anneli Akkermanni, siis noh, sealt Riigikogu rahanduskomisjoni juhina, sealt on tulnud ju tegelikult üks õnnetus teise otsa. Alles mõnda aega tagasi esines Anneli Akkermann Riigikogus sõnavõtuga, kus ta rääkis sellest, et 2029 aasta saame me hakata, et selleks ajaks on ju sõda läbi ja siis me saame hakata kaitsekulutusi vähendama, et siis jääb muudeks kulutusteks jälle rohkem raha üles, et noh, tule taevas appi, ütleks selle kohta. Et noh, see nii-öelda see suurepärane käkk, mille eeskõnelejad on Anneli Akkermann ja Jürgen Ligi, näitavad nüüd tegelikult seda nii-öelda allakäiku, kuhu Reformierakond ja koos Reformierakonnaga kahjuks kogu Eesti riigi rahanduse juhtimine on nagu jõudnud. No meil jääb ainult üle tänada, et üks tubli jurist selle vea üles leidis, et kui see oleks nagu läinud rakendusse juba pikemaks ajaks, ma kujutan ette, et see oleks ikkagi väga-väga suurt kahju toonud ja noh, seda saab kindlasti juba vaata, et miljonites mõõta, oleneb millal sealt kinnisabast oleks saadud selle lõpu. Kahju tekib ikkagi, ütleme. No kahju tekib ikkagi, et siin võib olla igasuguseid nõudeid veel õhus, kuigi siin on nagu väidetud, et ettevõtete endi poolt, et ei ole nagu põhjust või midagi nii, aga keegi ikkagi võib ju haista seda võimalust
midagi nõuda. No kui ta oleks pikemalt kehtinud ja siis oleks tekkinud lihtsalt olukord, kus ühel hetkel avastatakse ja siis oleks pidanud hakkama tagasi maksma ettevõtetele seda raha. Ja siin nüüd küll räägitakse ilusti, et meie nunnud ja armsad hasartmängu maksjad on nii toredad ja nii armsad ettevõtted, nad tahavad kas või ise Eesti riigile raha anda. Ma mõistan nende muret oma maine pärast, et ühiskonnas tekib see paha meil nii suur, et pendel paneb teise äärmusse ja hakatakse nõudma lihtsalt maksu tõstmist. Aga me peame arvestama, et see muudatusettepaneku mõte on ju ettevõtetel, kelle sisuline seos Eestiga puudub. Ma arvan, nendel ei ole mingeid õrnu tundeid sellel teemal, et kas Eesti riigi, ma ei tea, kultuuri jaoks laekub siin miljonike vähem või rohkem. Ma arvan, nendel on sellest sügavalt ükskõik kuskil mujal maailma nurgas. Et see on nagu omaette huvitav juhtum, et kas see lootus, no ütleme, et oletame, nad saavad varsti selle seaduse korda ja ma soovin nagu edu, et saaks korda ja asi hakkaks toimima normaalselt. Kas see toob rohkem raha Eesti riigi eelarvesse kokkuvõttes või mitte, et mingid riske ta toob juurde kindlasti, rahapesuriske ma eelkõige mõtlen, aga kas ta toob ka eelarvesse raha juurde või mitte, et see on nagu tegelikult huvitav eksperiment. Selles mõttes see on hea, et see mingisugusest ära proovitakse, et siis me näeme, mis see saab. Ma jah, ka seda, selle seaduse suhtes on olnud väga palju kriitilisi arvajaid, ehk siis selle nii-öelda üldise maksutaseme allataamise osas. Vastuargument on olnud jah, et eesmärk on siis meelitada rohkem ettevõtete selliseid Eestis mitte tegutsevate ettevõtete nagu registreeritud peakorterid nagu Eestisse ja selle kaudu maksulaekumist nagu suurendada. Ega meist keegi ei tea, kas see tegelikult nagu õnnestub. Kui õnnestub, siis on ju tegelikult nagu hästi. Aga ja ma olen nagu nõus, et Siimuga, et hea, et antud kaasuse puhul me saame selle järgi proovida, et teinekord, ma tegelikult nagu tahaks seda, et meil oleks teinekord Eesti riigis ka nagu natukene nagu julgust mõelda selliste mõtete peale, et neid ei tapetaks nagu eos maha ja siin mind tegelikult kogu selle hasartmängumaksu seaduse menetlemise puhul on tegelikult teinud nii-öelda murelikuks hoopis ühe riigiasutuse, see on siis rahapesu andmebüroo käitumine. Et riigiasutus ei peaks olema selline, kes kasutab PR-eelarveid ja PR-agentuuride teenuseid selleks, et võidelda poliitilise algatusega. Et kui Raabi juht Mäeker tahab midagi öelda, siis tal on nagu piisavalt tugev positsioon, et minna parlamendikomisjoni, öelda oma arvamus välja ka nagu meedias ja that's it. Aga kui hakatakse tegelikult kasutama selliseid nagu PR-sõja meetodeid, kus ühel pool on siis tegelikult nagu meile võib kõigile keegi erakond või poliitik nagu meeldida või mitte, aga tegemist on valimistel mandaadi saanud inimestega, kes on teatud eelnõu algatanud. Matis Mäekerile ei ole mitte keegi mandaati andnud, ta on tegelikult palgaline nagu tegevjuht. Et tema roll ei ole tegeleda sellist ja ma väidaks, et kui inimene sellest aru ei saa, siis jällegi tuleks oma karjääri jätkata kuskil mujal. No teine asi, mis selle sama erakonnaga seostub ja mis on natukene värskem teema, on Eesti ühistransport, mis tegelikult viib riigist jälle või riigi rahakotist raha välja. Sellel aastal 2026 75 miljonit, aastaks 2030 prognoositakse, et see summa võib olla ligi 90 miljonit. On vaja midagi teha, on vaja liinivõrku optimeerida, kokku võtta, kulusid tõmmata, aga kuidagi see ei õnnestu, vähemasti praegu hea plaani ei ole. Ja nüüd siis Eesti 200 minister, regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terras on siis nii-öelda ääri-veeri oma mingitest arvamusartiklites ja intervjuudes andnud välja mõista, et võiks seda teha siis pensionäride laste arvelt, kes on kõige suurem kontingent üldse, kes seda maakonnaliini kasutab, et võiks seal kehtestada mingisuguse kindla piletitasu. Kui see läks avalikuks, siis kindlasti said seal sõna võtta nii peaminister kui ka erakonna esimees Kristina Kallas ja keegi ei olnud sellest mitte midagi kuulnud. Terras ise nimetab seda natuke selliseks, ütleme, võimaluseks, et oleks selline asi lihtsalt
käepärast olemas mehhanismina, et kulusid alandada ja see sama asja põhjendusena toob välja, et võiks ta olla selline kontrolliv süsteem, kui palju ühistranspordi kasutatakse. Seda ei ole vaja, on kõik ühistranspordikeskuste juhid öelnud, et seda kontrolli saab niikuinii teha. Kas on see selline üritus jälle ennast poliitiliselt kuidagi tõestada ja korraldada taas mingisugune selline väikene vigur, et survestada ka näiteks valitsust või panna valitsus kuidagi teistmoodi mõtlema või isegi ei oska sellele nagu sellist seletust anda? No, Terrase vastutada on, eks ole, need nii-öelda maakonnaliinid, et kõik aru saaksid ühtemoodi. Ja me räägime maakonnaliinid. Mitte nendest linnasisestest liinidest, mida see linnavalitsused korraldavad. Ja muidugi ta on surve all, see valdkond on surve all, reisijaid jääb vähemaks, kulud kasvavad, raha on kogu aeg puudus, kogu aeg tahad eelarvest järjest rohkem ja rohkem, see kõik läheb järjest ebamõistlikumaks, sa pead seal seda reformima, sa pead, seal on nii palju räägitud 100 aastat, et kui rong jõuab jaama, et siis samal ajal võiks olla ka natukese aja pärast buss mugavalt edasi viia inimese, mitte nii, et buss on just ära läinud, kui rong jaama jõuab, eks ole. Ja ei ole suudetud seda lahendada paljudes kohtades endiselt. Surve on kõva ja mis siis Terras ilmselt püüdis midagi lahendada. Mina ka parempoolsete esindajana kindlasti ütlen, et meie üldine positsioon on see, et inimesel peab olema teenustes mingi oma osalus, et ta tajuks seda oma vastutust, et kui see, et midagi võiks nagu osaleda natukenegi rohkem see, kes selle bussi uksest, kes seda bussi kasutab. Mitte, et mina sõidan ja sina ei sõida, aga maksame võrdselt. Et minu arust võiks, kui mina sõidan ja seda ei sõida, siis ma võiks natuke rohkem maksta. Ja ma olen nõus, et teatud gruppidele see võikski olla mingi sümboolne, aga see sõnum võiks olla, et see ei ole nagu tasuta, see ei tule, see ei lange taevast alla sulle see buss sinna ette, eks ole, et mis sõidab seal suhteliselt tühjalt ringi. Et mina selles suhtes isegi tahaks kaitsta ausalt öeldes siin Terrast, aga ma ei saa, sest ta on nii segast juttu. Et ma proovisin nagu aru saada, et mis see reformi sisu on või kuidagi, et seal oleks mingi terviklik kontseptsioon, siis ongi täpselt see, nagu sa kirjeldasid, et keegi nagu midagi aru ei saa, mingi ettepanek on kuskilt, sealt tuleb mingi segane jutt, see kõik on nagu selline, tundub selline ettevalmistamata, läbi mõtlemata ja siis ei oska ausalt öeldes seda kaitsta. Isegi, kui mulle tundub, et tal ilmselt ongi mitmes asjas õigus, aga minister ei saa lihtsalt niimoodi, ta ei saa hakkama lihtsalt selle tööga. Kas see on kavalst äkki selline kaval plaan? Praegu Terras tuleb välja sellise plaaniga, saab nahutada, peaminister ütleb, et me ei ole sellest midagi kuulnud, samas kinnitavad mõlemad, nii peaminister kui Terras ise seda, et me hakkame seda ühistranspordikava arutama ja võib-olla siis nagu ongi hea teravik lasta langeda Terrase peale, et näed, ma ju rääkisin, et see on üks võimalus ja seda nüüd võimalust me hakkame rakendama ühel hetkel, kui nad on kuskile välja sellega jõudnud. Ja tundub, et Terras pigem eksperimenteeris. No täpselt jah, et eks võib-olla tahtis vastukaja saada. No ta oma erakond ei tulnud ju ka talle appi, see näitab, et see nii ette valmistada, minister ei saa nii käituda. No täpselt see on kõige hullem selle asja juures. Vähemalt kõik oleks pidanud koos, Kristina Kallas, Lauri Hussar, kõik oleks pidanud võitlema praegu, ütlema, et vaata, kus hea mees julgeb teha vastutustundlikku otsus. Kristina Kallas just räägib sellest, et meil on õpilastele kõik ikkagi tasuta, et kust tema seda võtab, et me hakkame õpilasi maksustama. See on selline nii tugev vasturääkivus. Üldine Eesti 200 õnnetus, et neil see toob kõik sellised teemad. Tõenäoliselt oli nii, et Terras mõtles, et niisugune nagu teema, et saab siin natukene nagu ideoloogilist profiili tõmmata, et näitan ennast sellise nii-öelda parempoolse poliitikuna, tulen nagu välja, tegelikult on ju nii, et nagu ka Siim mainis, kes on ju ise ministri kogemusena, et kui sa ministrina tahad reaalselt midagi läbi viia, siis esimene asi on see, et sul peab enda erakond olema sul nagu selja taga, ütleme, eks ju. Ja siis sa lähed tegelikult seda koalitsioonipartneritega kokku leppima, ütleme, eks ju. Et kui seda ei ole, siis see on pigem märk sellest, et tegemist on lihtsalt, mõte oli korraks nagu pilti saada, teha üks selline nagu pressisündmus, ütleme, eks ju, et saab üles tõmmata teema, mille ümber siis saab arutada, ütleme, eks ju. Aga selliste avantüüridega on tihti nagu see, et ta võib sulle endale tugevalt
tugevalt näppu lõigata, kui sul selja tagust nagu ei ole. Aga jah, no sisu poolest tõesti ütleme, eks ju, et ma ka tahaks seda algatust nagu toetada, sest ma arvan, et meil on siin liiga palju on Eestis nagu neid erakondi, kes kultiveerivad mõtteviisi, et tasuta asjade saamine on inimõigus. No ei ole. Tasuta asjad ei ole mitte mingisugune inimõigus, ütleme, eks. Ja ega see ühistranspordiga on ka nii, et kui sa ka ostad seal 50 sendi eest või ka 2 euro eest pileti, ütleme, eks ju, siis see on ainult osa sellest ühistranspordi kulust, ütleme, eks ju. Et nii ehk naa tegelikult väike osa, nii ehk naa tegelikult seda subsideeritakse väga tugevalt maksutulude nagu arvelt, aga just selle nagu arusaamise nagu tekitamine, et tasuta asju ei ole, et selleks on tegelikult selline omaosalus kõikide avaliku, kõikide selliste nii-öelda mugavust loovat avalike teenuste puhul vajalik, ütleme, eks. Ma ei väsi meelde tuletamast, et mina käisin lapsena koolis sügaval sotsialismi ajal, Vene võimu all ja oli igavene äge sotsialistlik riik oli, aga bussipileti eest pidin ma õpilasena maksma bussis, kooli sõites, koolisõidule, koolist koju sõidule maksin bussipileti eest. Ja nüüd me oleme siis turumajanduses ja siis vabas kapitalismis nii öelda ja nüüd peab olema tingimata tasuta, no ei pea olema. Nii et hommikul, kui väike Siim kooli läks, raanid selga, musi põsele, 5 kopikat taskusse, õpilaspilet kaasa, seda küsiti ka. Ema isa andsid kuukaardi raha ja siis ma pidin käima seda ostmas seal. See oli ka pidulik sündmus. See oli tegelikult ju hariv ju, tegelikult see oli ju ka iseseisvuse õpe ju. No jah, aga vaata, nüüd ei ole enam seda vaja, nüüd on see sõida tasuta. Nüüd on kõigil tasuta, nüüd lapsed ei teagi, kust piletid osta. Ei, lapsed ei tea jah, mille arvel bussid sõidavad. Tegelikult on ka vaja aru saada lapsel, kust raha tuleb. No siin tegelikult läksid leili selle peale nii Keskerakond eelkõige kui ka sotsiaaldemokraadid ja kuulutasid välja siis pidulikult ka umbusaldamise, ega see kuskile eriti ei vii. Ega uus sotsialistlik erakond Isamaa ka ei hoidnud ennast tagasi ja võitles ka jälle tasuta asjade eest koos kõigi teistega. Üks koht, kus on kindlasti tasuta ühistransport, on Tallinna linn. No lõpuks ikkagi tuleb selle kõige suurema omavalitsuse juurde jõuda, midagi ei ole teha ja ka siin tegelikult on ju kired vägagi üleval. Kohe hakkavad linnavolikogu liikmed küsima väga teravaid küsimusi linna eelarve esimese lugemise ajal ja saame võib-olla teada ka, et milliseid teravaid küsimusi siin volikogu liige Siim-Valmar Kiisler hakkab küsima, sellepärast et see võimalus on ju kohe ukse ees. Eelarve kulude maht 1,3 miljardit, eriti nagu muutunud ei ole, aga see eelarve tervikuna, sellest on räägitud väga palju selles asjas kontekstis, et ta on niisugune keskkonnamõjusid ja ringmajandust arvestav, samas on nagu kõrvale lükatud see rohepööre, midagi nagu tehakse, midagi ei tehta. Siim, esimesed sellised muljed, kui pikalt või palju sa selle eelarvega kursis oled ja mis küsimusi sa hakkad küsima siis, kui see võimalus nüüd esimesel lugemisel tuleb? Eks küsimused on kindlasti kriitilised, opositsioonile kohased. Mõni näide. ja kindlasti mina tahan kindlasti küsida selles võtmes, et need investeeringud vähenevad ja püsikulud kasvavad. Ehk siis eesmärk on elada rohkem nagu tänases päevas raha sirgeks lüüa ja mitte investeerida, et tulevikus meil oleks Tallinnas midagi rohkem tehtud ja paremini. Ei saa öelda, et üldse mitte. Mulle väga meeldib, et see igavene häbiplekk Peterburi tee Tallinnas, sellega tegeldakse, sinna pannakse raha. Sellega hakkas tegelema eelmine. Aga sellest hakkas tegelema eelmine linnavalitsus ja see ei ole mingi nende eraldi teene, lihtsalt jätkavad seda, aga lihtsalt näitena, et ei saa ju öelda, et üldse mingid investeeringud ei ole, mingid lasteaedu remonditakse kuskil. Ja neid seal ikkagi on, jah. Aga see suund, et me võtame siis, linnavalitsus võtab raha vähemaks selliste tuleviku tegutsemise pealt ja paneb raha juurde ametnikele palkade maksmiseks. Ametnikel palka ka vaja, aga ka nende mingite poliitiliste töökohtade loomiseks. See suund on ju tegelikult väga vale, et nagu ambitsiooni ei ole. Ma saan aru, et neil oli ka vähe aega. Pidasid oma koalitsiooni läbirääkimisi, eelarvega seal ei olnud, aga tegelikult just sul on mingid värsked ideed, sa tuled võimalusel värsked ideed.
nad elavad kõik selles võtmes, et aasta pärast on Riigikogu valimised. Nad tahavad näidata ja mida nad siis näitavad? Nad näitavad seda, et nemad võtavad juurde poliitilisi ametnikke, kes siis käivad juba pildid, on siis juba Facebookis linnaosa maksumaksja raha eest, linnaosa jagab siis suppi järjekorras Isamaa värvides linnavalitsuse poolt kinni makstud telgis. Et see on siis see tase, et see on see ambitsioon, mis kõige paremini ilmestab seda, et vaadake Facebookis Mustamäe linnaosa valitsuse lehte, et see on see nende ambitsioon olla siis uus siuke savisaarlik, teha kõike seda, mida Savisaar nii-öelda hästi tegi jutumärkides, ehk siis hullutas inimesi mingite populistlike valijate ostmisega. Ja see on nende ambitsioon ja see mind kõige rohkem ärritab ja vihastab selle asja juures. Oled sa kohtunud juba uue linnapea nõuniku Juhan Partsiga? Ühel seltskondlikul sündmusel, aga ta ei tahtnud väga sellel teemal rääkida. Ei tahtnud? Ei tahtnud. Kui rääkida ettevõtluse koha pealt, siis praegune linnapea Peeter Raudsepp, kes on tulnud eraettevõtlusest ja väga palju seda kiideti. Nüüd on aga ilmunud juba sellised artiklid, et kuule mees, kas sa ikkagi oled kunagi eraettevõtluses töötanud, et tegelikult need otsused, mis sa praegu teed, ei sobi absoluutselt eraettevõtlusega. Kui palju üldse siis sellisel poliitikul, kes tuleb ka tõepoolest eraettevõtluses, seda eraettevõtluse mentaliteeti lubatakse siis kasutada, ma võin kihla vedada, et seda ei lubatagi kasutada, et see jääbki sinna, sa võid lihtsalt endale CV-sse kirjutada, et sa olid kuskil mingisuguse ettevõtte juht ja kui sa oled Tallinna linnapea, siis sa täidad neid käske, mida ütleb sulle erakond. Kas on nii? No me oleme sinuga korra rääkinud. Me oleme rääkinud sellest. Peeter Raudsepa kahjuks ja võib-olla ka Tallinnast kahjuks, tema ju liitus selle linnajuhtimise meeskonna koalitsiooni ja ka Isamaa erakonnaga siis, kui oli kõik juba suuremast jaolt kokku lepitud. Et ega tal ei olnud esiteks väga palju võimalust kaasa rääkida koalitsioonilepingu kujundamisel, tõsi, linnaeelarve kujundamisel tal nagu võinuks olla, aga ma arvan jah, et tema et kui ta tegelikult ka tuli sinna tahtmisega sellist ettevõtluse mõttelaadi rohkem tuua, siis tegelikult laua taga tema sõna väga palju ei maksa. Et mulle tundub, et neid asju lepivad kokku seal Mihhail Kõlvart ja võib-olla Lauri Laats ühelt poolt ja siis teiselt poolt on Riina Solman ja mõned tema Riina Solmani mõttekaaslased, kes siis tegelikult selle poliitilise agenda kokku lepivad ja Peeter Raudseppal linnapeana jääb siis üle minna pressikonverentsile ja volikogu kõnepulti ja neid asju lihtsalt ette kanda, aga tegelikult see näitabki seda, ühes küljest näitabki seda, et ega need ajad on Eesti poliitikus nagu läbi, mis võib-olla oli 90-ndatel, et tuli üks selline väga karismaatiline värvikas nagu persoon sõitis erakondadest, fraktsioonidest üle ja ütles, et nüüd on nagu nii, et mina juhin linna selliselt ja mina juhin ministeeriumit selliselt, et need ajad on poliitikas ammu möödas. Eestis on erakondlik demokraatia ja määrab ikkagi see, et kelle sõna maksab erakonnas, kes selle erakonna kaela keerab ja Peeter Raudsepp see inimene ei ole ei Isamaa Tallinna tasandil ega kaugeltki mitte nagu Isamaa erakonnas nagu laiemalt. Küsimus on pigem nagu selles, palju maksab seal Urmas Reinsalu sõna ja Isamaa lubas muutust juba kohalike valimiste eel. Isamaa jätkuvalt tahab ennast positsioneerida Riigikogu valimiste võitjaks. Vahepeal, valimiste vahelisel ajal on ju Urmas Reinsalu Isamaa juhina rääkinud ka väga palju majandusest, majanduse taaskäivitamisest, sellest, et on vaja uuesti kasvule suunduda. Nüüd on Isamaa tegelikult juhtimas Eesti suurimat omavalitsust, mis vaieldamatult on Eesti majanduse mootor. Suurem osa Eesti GDP-st tehakse Tallinnas ja selle lähiümbruses. Ja mina ei ole kindlasti eelarvega nii detailideni kursis kui Siim, aga ma ei näe neid tegevusi, et ma ei näe, et Tallinna linn uue juhtimise all astuks samme, mis aitaks majandust taaskäivitada ja kasvule pöörata. Pigem ma näen neid samme tõesti, et astutakse samme, mille puhul loodetakse, et see aitab hääled Riigikogu valimistel koju osta.
aga need on kaks väga erinevat no vaatame, võrdleme ettevõtlusega, kas läheb ettevõtluse sarnasemaks see linna juhtimine Peeter Raudsepi juhtimisel. Ma toon ühe näite, Pirita linnaosavalitsus, 21 töötajat. No ütleme, et seal mingid raamatupidamised, sellised asjad juba ära tsentraliseeritud, aga 21 töötajat on veel jäänud. 21 töötaja hulgas on siis poliitiline linnaosavanem, 2 linnaosavanema asetäitjat poliitilist. Nõunik, siis on veel abi. Ehk siis sisuliselt see, vaatad proportsionaalselt, et kui sinule kuuluks 21 töötajaga ettevõtte, mis pilguga sa vaataksid sellist, või ütleme, juhiksid mingit suuremat kontserni, eks ole, kontserni sees on selline üksus, ja siis vaatad, et palju teil neid ülemusi siin vaja on siis. Aga ülemusi on vaja selleks, et telgis rahvale kampaaniat teha. Selleks on neid ülemusi vaja, mitte selleks, et seda linnaosa valitsust juhtida. No kuidas ennast tegelikult siis opositsioon Tallinna linnavolikogus tunneb, sest tegelikult veel üks oluline asi on tegemata, on teise aseesimehe valimine, mida te ei ole suutnud ka seal veel kuidagi ära otsustada. Tõsi, te olete nõus seal Jevgeni Ossinovski nime korral kätt tõstma, aga seal on vaja ka koalitsiooni hääli. Ja need vist sealt ei tule kuidagi välja. Mis selle sisu on? See Tallinna põhimäärus on nii kavalalt tehtud, et hääletatakse eraldi neid volikogu juhte ja selleks peab iga ühe puhul eraldi saama koosseisu enamuse, ei piisa isegi lihthäälte enamusest, vaid see tähendab seda, et selleks, et opositsiooni esindaja saaks isegi volikogu aseesimeheks, peab keegi sealt enamuse poole pealt niimoodi isalikult oma hääled andma talle siis nagu. Palju neid vaja on siis muuses? No kokku on 40 vaja, 79 kohta volikogus ja ma nüüd praegu kiiruga vastuse võlgu, aga seal väga palju nüüd vaja ei ole. Mingi 3-4 ikka vist oli. Vähemalt jah, väga palju kiirelt. Ma ei hakkasin praegu kokku arvutama, palju igal fraktsioonil seal hääli on, aga mõned hääled on juurde vaja. Ja siis mingi eeldus oli, et kui ka kesk on lihtsalt Ossinovski kui isiku peale niivõrd solvunud varasema koostöö rikkumise pärast, siis oli nagu eeldus, et siis äkki siis Isamaa annab hääled Ossinovskile toeks, aga nüüd ma vaatasin, lugesin, Kõlvart andis mingi kommentaari meedias, et ta eeldab, et koalitsioonipartnerid käituvad nendega sarnaselt, millest ma oskan välja lugeda ühe, et ka Isamaa ei tohi siis, Kõlvart ei luba ka Isamaale anda Ossinovskile toetushääli. Ehk siis käib selline kiusamine käib edasi ja lastakse siis praadida ja Reformierakonnast vahepeal Maris Lauri tegi siin ulja avaldus, et kui Ossinovski ei saa hääli kokku, et ei, meie võime oma kandidaadi küll välja pakkuda, et Reformierakonnal on ikka see oma partnerite ja lepingukaaslaste altvedamine on nii veres, et nad ei kannata ära, et ikka tahaks selle kedagi komisjonide liikmete ja esimeste puhul oli ka sama asi vist Reformi. No seekord ütlesime nüüd Reformierakonna, sotsid toetasid komisjoni seal juhtide valimistel, toetasid Reformierakonna kandidaate, sellepärast ma saan aru, et selle sama pärast eelkõige, et tagada reformierakondlaste toetus Ossinovskile siis selle aseesimehe valimisel. Aga meie parempoolsetena ütlesime küll, et nii kaua kui Reformierakond ei hakka ausalt käituma ja ei täida neid kokkuleppeid, mis meil olid, sest meie nende kandidaate varem toetasime, nad said oma positsioonid kätte, siis nemad enam meie pommi ei toetanud, lihtsalt vedasid meid väga julmalt alt. Ja siis me ütlesime Reformierakonnale, et nad meilt hääli ei saa nii kaua, kui nad oma selle ebaaususe on ära klaarinud. Ja siis toetad meie kandidaate enne. Tegelikult see sõda käib ju tegelikult ka teistest kaevikutest, kui me vaatame kas või Tallinna linna sees, siis ju praegune linnavalitsus on alustanud menetluse seal Põhjatähe kooli suhtes, mis oli puhtalt jälle, see oli tegelikult veetud rohkem Eesti 200-ga, aga ikkagi ka tolleaegse linnavõimuga, et tehakse igakülgselt sellist rea ja näidatakse, kui halvasti ikkagi need eelmised seal linna juhtisid. Jah,
noh, eks see tihtilugu ju nii käib ja aga noh, mulle tundub, et antud hetkel just eriti Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide vahel on selline eriline armastus, mis kestab nagu jutumärkides armastus, mis kestab nagu pikemat aega, et seal tõesti üritatakse üksteise kohta väga hoogsalt kaevata, aga noh, sellist Tallinna volikogu üldist pilti vaadata, siis mulle hakkab kujunema, et seal on nagu selline nii-öelda 3 loend hakanud toimuma, et on koalitsioon, kus on siis Keskerakond ja Isamaa, siis on opositsioon, kus on sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed ja siis on see nii-öelda varumeeste pink, kus on siis Reformierakond, kes kuidagi vist nagu positsioneerib ennast sellisena, et noh, tahaks pigem olla ikkagi seal Kõlvartile nagu võimalikult lähedal, et mine tea, mis ja kus siin edaspidi nagu juhtub, et jah, ütleme mina nagu, mul on väga raske nagu lugeda Reformierakonda täna Tallinna volikogus ole opositsioonierakonnaks. Üks pildik elust lihtsalt ja lõppevast nädalast ka, et oli au siis Tallinna lennujaamas kohata meie 2-kordset Euroopa meistrit naiste iluuisutamisest, Niina Petrõkinat. Ja siis olid kohal ka loomulikult meie linnaisad ja oli linnapea Peeter Raudsepp, kes tuli üksinda Lille Sülemiga, jänkukene kaasas ja siis tuli Mihhail Kõlvart, kaaskond suur, kuskil 5-6 inimest, Belobrovtsevid, nõunikud, aitasid lilli tuua, lugupeetud volikogu esimees tuli üksinduses, oleks siis olnud ka mingi suhtlus linnapeaga, kuidas teeme, mis teeme, kes astub ette, millal kõne, kui palju, ei, ainukene soolo, suured õnnitlused ära olümpiakomitee poolt ja siis astub ette kohe volikogu esimees. No nii, mina olen siin. See jätab niisuguse mulje, et nad omavahel ka kuidagi ei suhtle või kuidas sa arvad? Eks seal kindlasti konkurentsi tekib ja mida lähemal valimistel seda enam, aga praegu üldiselt saavad omavahel ju ikkagi saavad kenasti läbi seal, aga ma ei tea, mul on alati piinlik vaadata seda, kui need poliitikud lähevad sinna neid sportlasi õnnitlema, väga topivad ennast sinna pilti. No seal Belobrovtsev näiteks... Ma tunnen ennast, teleka eest tunnen ennast juba ebamugavalt. Belobrovtsev, kes on tegelikult minu arust uisuliidu juhatuse liige ka vist. Ei, no sel juhul täiesti aru saada. Ja seda küll, aga ta kohe tabas selle ära. Ta vaatas ringi, mis rahvas koos on, kes on ja kohe kõne esimesed asjad olid see. No mina siin ainukese Riigikogu liikmena olen tulnud ka. Lugupeetud Niina, palju õnne sulle 2 või 2 Euroopa meistrivõistluse medali puhul. No umbes sinna vahele kuulus ka veel teatud juttu. Ma ei tea, kas see tõesti toob hääli. Ma saan aru, et poliitikud tahavad olla osa sellisest võitja aurast ja sellise positiivse sündmusega kuidagi inimestele alateadlikult mällu salvestuda, et kui inimene vaatab, et ta on positiivne asi ja näed, oli positiivne olukord ja Belobrovtsev oli kaas. No, et võib-olla see töötab, ma ei ole kindel, ilmselt seda ei ole väga hästi, võib-olla ei osata mõõta ka, aga noh, võib-olla siis mõnede peal toetab, mul on alati nii piinlik seda vaadata. Kunagi, kui oli paberajal... Oleks see nagu Belobrovtsev ise seal neid hüppeid sooritanud, see jääb. Mille üle sa mees rõõmustad? Aga võit oli... Ei, võit on muidugi meie kõigi, loomulikult me kõik oleme uhketa üle, väga tubli. Kunagi, kui ilmusid paberajalehed, siis seal oli niisugune asi nagu Erni Koomiks, ma mäletan, et seal oli niisugune linnapea karakter, kes käis alati valimisteel haiglates vaststündinud beebisid suudlemas ja kõike muud. Sellega tegeleb praegu abilinna Riina Solman, muide. Ta sünnitusmajades ei käi päris, aga ta käib... Annad ideed, sa praegu annad talle idee. Ma arvan, et see on olnud paljudele poliitikatele kindlasti inspiratsiooniallikas, see Koomiks. Ei no, eks see tuli elust ikka see Koomiks, ma arvan. Aga läheme natukene kõrgema lennu peale ja lendame välismaailma ja seal teeb üks mees ikka väga suurt ja kõrget lendu ja see on Ameerika president Donald Trump. Eile Davosis siis majandussuurel konverentsil mees pidas pika kõne ja lõppol tulemus oli see, et Euroopa kaitsetoll ei tule, kui ma võtaksin ise selle asja kokku, aga teine pool on ikkagi seesama Gröönimaa teema. No see vist ei lähe tundigi ka mööda, kui jõudude vahekord kuidagi kuskile suunas ei muutu.
südantlõhestavad kirjad seal, mis avalikuks tulevad erinevate riikide vahel, peaministrite, kõige muude vahel. No see on ju, kas on siis nüüd ütleme kuidagi poliitiline komöödia või mis asi see siis tegelikult on, mis on lihtsalt rumalus, kui seda võib nii ütleme kokku võtta? Tõnis? Donald Trump on ju meelelahutaja olnud pikka aega. Näed, me selle peale ei tulnudki. Ja kindlasti see nii-öelda meelelahutus pakkumine on osa tema igapäevasest käitumisest, et on see kogu aeg olnud ja ega see nagu ei muutu. Et noh, häda on jah selles, et tegemist on Ameerika Ühendriikide presidendiga, mitte lihtsalt saatejuhiga. Ja ega ta ei ole ka nagu pikka, ju kunagi varjanud, et teda need reeglid, mille alusel võib-olla maailmas on riigid harjunud siin toimetama, eriti pärast teist maailmasõda, et teda need reeglid mitte ainult ei huvita, vaid ta peab neid ka nagu ebamõistlikeks ja eks ta siis teeb kõike, mis tema võimuses, et neid reegleid ka nagu lammutada. Ja noh, eks see nüüd tasapisi jõuab üha rohkem sõnumina ka Euroopasse ja teiste maailma liidriteni nagu kohale, et ja noh, ega me Trumpi ju ei muuda, aga selge on see, et kui ka Trump ühel hetkel ei ole Ameerika president, siis see mõju maailmapoliitikale kestab temast nagu kauem. Et siin on juba erinevad nagu küsitlused näidanud Euroopa riikide lõikes, et Ameerika Ühendriike ei peeta enam usaldusväärseks liitlaseks. See on ikkagi suur ei peeta Ameerika Ühendriike veel nii-öelda nagu vaenlaseks või selliseks nagu vastaspoolel olevaks, aga see usalduse moment on kindlasti nagu ära kadunud. Ma arvan, et mul on nagu väga raske näha, kuidas pikas perspektiivis Ameerika sellest võita saab. Et pärast seda nii-öelda Nõukogude bloki lagunemist Ameerika on ikkagi domineerinud sellise number 1 jõuna. Täna mulle tundub, et USA oma laamendava käitumisega nagu lükkab maailma taas sellise nii-öelda blokistumise suunas. See ei tekita selliseid nii-öelda kahepoolu selliseid blokke tõenäoliselt, vaid pigem me näeme sündimas selliseid regionaalseid alliansse, kus siis ühistuvide baasile kokku hoitakse, ka selle viimase Gröönimaa avantüüri näitel on ju hakatud rääkima sellest, et ka NATO sees on siis vaja teha kas mingisugune nii-öelda üle-euroopaline või siis ütleme selline Põhjala ja Venemaa piiriäärsete riikide ühine nii-öelda command või selline nii-öelda täiendav juhtimismudel, see on kõige selle nagu vili, ütlemaks. No tegelikult on ju siin eestlased ka tahtsid ikkagi kohe käed püsti, kaitseminister eelkõige, et lähme Gröönimaale appi ja pärast tuli välja, et keegi ei tea, kuidas me sinna appi läheme ja miks me sinna appi läheme. No jah, oma valmisolekut avaldati, aga tegelikult ma nüüd tahaksin valitsuspoliitikuid kiita, et nagu meil nii harva on seda võimalust, et siis see on pidulik. Ma tahan selle võimaluse. Täna oled juba kiitusega väga... Olen juba kiitnud mõnda valitsusliiget. Hendrik Terras kiitsin. Õige küll. No näed. Aga mul on nüüd jälle võimalus, et ma enamus asjadest tahaks neid väga kritiseerida, aga nüüd on jälle võimalus neid kiita, et tegelikult nad ajasid väga mõistlikku juttu, olid vaoshoitud, olid ettevaatlikud, Jürgen Ligi ka midagi ei plärtsatanud enam, et selgelt nad olid ikkagi omavahel kokku leppinud, ka opositsiooni esindajana Urmas Reinsalu andis mingi väga-väga ettevaatliku intervjuu, ikka küll ajakirjanik pinnistada üht ja teistpidi, aga oli väga-väga vaoshoitud, ootame ära, vaatame, et minu arust ainukene, mis meie sugusel, kes me oleme nende muudatuste käigus satume niivõrd haavatavasse olukorda, Venemaa ju ainult mõnuleb ja vaatab, kuidas USA annab talle õigustusi oma naabrite kallal toorutseda. Talle on seda tüli vaja. Venemaa on sõiduvees, kui selline tüli on Euroopas ja maailmas üldse. Et selles mõttes jah, minu arust nad olid tublid, et nad ei hakanud,
Mihkelson pani nagu jälle oma plaadi peale, minust ka väliskomisjoni esimehena ta võiks ka natuke rohkem nagu valida, kus ta mida räägib, aga ma ei ütle üldse, et me peaks nagu vait olema või ma ei ütle, et me peaks kuidagi Trumpi isiks nimetama või kuidagi teda kiitma või kuidagi pugema või nagu lömitama täis, absoluutselt mitte seda, aga ma arvan, et niimoodi lihtsalt räusata, kui ei saa aru, kuhu asi keerab, ka ei tasu. Et selles mõttes ma kiidaks, et olid vaoshoitud, Margus Tsahkna andis ütles ka umbes niimoodi, et kuidas ta välja, et tal oli, et loll juttu ei tahaks ajada ja midagi tarka ka pole öelda, et mulle tegelikult väga meeldis see lähenemine. Et ja siin eristus jälle üks poliitik Riigikogu erakondade juhtidest oli Martin Helme. Nii. No, ma ei tea, ma tunnistan jälle, kui kiita tahaks, ma ütleks, ma olen vaadanud, et ta on kindlasti vaieldamatult Eesti poliittehnoloogia üks viimase aja selliseid andekamaid tegelasi, et see vaieldamatult, kuidas EKRE on üles ehitatud poliittehnoloogiliselt, mitte et mu seisukohad mulle meeldiks, aga tehnoloogiliselt on ta seda hästi teinud. Aga nüüd ta on minust ikka täiesti, ta ei saa enam aru, et mida ta nagu tegema peaks, et see mõõdutundetud Trumpi nagu kiitmine sellises olukorras no kui ta just nagu neid, ütleme selliseid Moskva-meelseid valijaid tahab saada, aga neid ta ju ei saa Kõlvarti tagant kätte, et selle jutuga, et see tal ei õnnestu. No tõesti, Eestis on mingi protsent eestlasi, kes ei toeta näiteks NATO-sse kuulumist. Aga sellises nagu haavatavas olukorras, kui Martin Helme käitub nagu kõik oleks suurepärane, siis ma arvan, ta läheb nagu sellise eestlaste enese alalhoiu, nagu rahvusliku alalhoiu instinkti vastu. Ja ma ei saa aru, kuidas ta saab sellest võita. Et on kindlasti rumalaid inimesi, kes vaatavad küll räägib toredat juttu, aga ma arvan, enamus inimeste jaoks see on nagu ohumärk, et sellist tipp-poliitikut ei tohiks nagu toetada, mis ta ütleb, et tal on hea meel, et Trump lõpetas ära selle transuvärgi ja mingid umbes sellised väljendid. No kui hea meel sul saab sellest sisusse laskuvata, kui hea meel saab sul sellest olla, kui kogu selle jama tulemusena meie kõigi tulevik on ohus, meie laste tulevik on ohus siin, eks ole, ja suuremas ohus kui varem, eks ole, et mis asja ta seal ajab. Aga Trumpist, et ma soovitan sellistel hetkedel alati vaadata, et mida sellised inimesed, kui nad sellised samme teevad, mida nad oma valijatele räägivad, et mis see propaganda, nagu siseriiklik propaganda on. Putinil alati tasub vaadata siis, mida need Vene propagandakanalid räägivad, et kui nad näiteks Ukraina suunas mingi agressiivseid samme tekitavad või Gruusia suunas või kus iganes. Et samamoodi ma üritasin siis nagu Trumpi puhul vaadata, mida see Fox News siis räägib. Ja see oli üsna piinarikas seda Fox Newsi jälgida nendel päevadel pikemalt, see oli väga tugevalt sellised imperialistlikud noodid sisse. Ma pole varem niimoodi väga näinud, et Ameerika Fox Newsi televaatajale hakati ajalugu rääkima, kuidas ajalooliselt on Gröönimaa juba olnud nagu loogiliselt, kuidas Ameerika väed on seal varem sees, siukest hakati väga muret tekitavalt sarnanes sellisele Moskva retoorikale, see, mis seal Fox Newsist tuli, on ju. Nemad muidugi käsitlevad seda enda ajus sellise mingi patriotismina ja nad ei saa aru, et puhas selline imperialistlik retoorika. Et siis, et me võtame need maavarad kasutusele ja siis need kohapealsed põliselanikud, need saavad ju tööd siis seal kaevanduses. Mingi sellised ja mõtle, nad saavad endale Ameerika passid. Et tõsi veeli suured eksperdid, tipptasemel eksperdid räägivad Fox Newsis, mõtlen, et Taani passi omanikud, neid tabab suur õnn ja nad saavad endale USA passi, et saavad ameeriklastena ennast tunda. Et see tase oli seal päris hirmutav ja ma tahan siia juurde panna, et Ameerika rahvale tuleb siis tunnustuseks, tuleb siiski öelda, et kõik küsitlused näitavad, et üle veerandi pole minu arust tõusnud rahva hulgas see toetus Gröönimaa nagu vallutamisele, et Ameerika rahvas ei ole sellega kaasa läinud.
väga positiivne. No sellepärast see Fox News teebki seda, ta tahab kõigepealt selgitada Ameerika rahvale, mis asi see Gröönimaa on, sest kui teha seal mingi küsitlus, ma arvan, et suurem osa ameeriklastest ei tea sellest Gröönimaast mitte kui midagi. Ja, et selles mõttes venelased on palju professionaalsemad agressorid, et nad on teinud, eks ole, vaata, kuidas nad aastate viisi tehakse kõigepealt eeltööd ära ja selgitatakse oma inimestele, miks on väga õilis tegu minna naaberrahvast maha tapma, on ju. Aga USA-s on nad ikka ei ole selles mõttes, ei ole võrdlus veel sugugi mitte asjakohane, aga ohumärgid on. No pinged ilmselt NATO-ga suhtes on praegu nagu maha võetud, vähemasti Trumpi poolt vaadatuna, aga kunagi ei tea. Ma tahaks ühe asja juurde öelda, et Trump ilmselt tegi vea selle, et ta hakkavad ka käigud otsa lõppema, et millega siis Euroopat survestada, et paneme jälle tariffs hakkame jälle kaitsetolli rakendama. Et tundub, et seda USA äriringkonnad seekord alla ei neelanud, sest nad said aru, et see läheb selliseks tollisõjaks, et kuna Euroopa poolt on veel see kokkulepe nagu kinnitamata, et see oleks ikkagi Euroopa, kui ta kokku hoiab, on ikkagi nii suur ja tugev. Kui suudetakse nii nagu praegu hoidis ikkagi Euroopa kokku, siis ta on nii suur ja tugev, et see on ka Trumpile liiga suur pala. No ja ka eks Trumpi puhul on ka see, et ta võib nii-öelda show'd teha ja kaost külvata oma tweetide ja teleülesastumistega, aga tegelikult ta peab arvestama väga poliitilise reaalsusega, et olgu selleks siis avalik arvamus või tema enda nii-öelda ka vabariiklaste nagu hääletajate nii-öelda baas kongressis ja nagu senatis ja näha oli, et ka antud küsimuses nii-öelda ka vabariiklaste seas tekitas hämmeldust Trumpi nagu nii otsene rünnak kuni sõjalise sekkumise nii ähvardamiseni välja, et eks see oli üks põhjus, miks ta pidi nagu väga kaalutletult otsima nagu väljapääsu sellest esialgsest avantürist. Aga see ei tähenda, et järgmine nädal ei võiks olla meil laual mõni uus sarnane nagu juhtum ja tulen tagasi selle juurde, et pikas perspektiivis see viitab pigem nagu USA mõjukuse allakäigule globaalsel tasemel. No anname talle vastukaaluks Piirissaare ära äkki. Saab ka mingi saare vähem. Piirissaarel ta võiks oma baasi püsti küll panna, selle vastu poleks ju midagi. No täpselt, aga ma kujutan ette praegu selle jutu peale, et ilmselt Ameerikas see organisatsioon on, see tolliamet on väga suur amet ju tegelikult Ameerikas ja ma arvan, et seal on kõige närvilisem töö praegu. Hommikul siis ametijuhid istuvad televiisori eest teades, et kuskil president on kuhugi sõitnud, siis vaatavad, kirjutavad üles, nii, mis riik, see läheb tollimaksu alla, see ka tollimaksu alla, no ootame õhtuni ära, siis tuleb õhtu uus telesaad, see, Norra tõmbame maha, siit see paar seda Euroopa riiki tõmbame ka maha, kogu aeg käib siuke pendeldamine, et keegi täpselt aru ei saa, aga see on Donald Trump ja see on, praeguses suhtes ma leian ikkagi väga ebastabiilne poliitika, aga siia saate lõppu tahaks veel ühe teema ikkagi kiiresti lauda veel tuua ja see on Rae vallavalitsus ja eralasteaiakohtade doteerimine ehk siis tasu selleks, et saaksid lapsed käia ka eralasteaias. Miks me sellest räägime, aga sellepärast, et Rae vallas on ka parempoolsetel sõnaõigus ja volikogu esimees Andrus Kaarelson seal tegutsemas on ja seal seesama esimene lugemine kukkus läbi ja sellest on siis tehtud ka selline juba väikele poliitiline vastukäik, et näete, sõbrad, ei saa seal sugugi mitte hakkama, et Reformierakond on seal opositsioonis ja nemad olid kahe jala ja kõigi kehaosadega sellele vastu, ehk põhimõte on siis selles, et vallal on nii palju lasteaiakohti, et tuleks see toetus ära võtta, kui lapsed käivad eralasteaias, sellepärast, et seda ei ole vaja, et kui on põhjendatud, et näed, tõepoolest sellele lapsele on vaja, et lasteaiakohta kuskil ei ole, siis see toetus ka antakse. Mis seal siis tegelikult toimub ja see on natuke sellist ikkagi väga palju resonantsi saanud ka nii-öelda siin kohalikus poliitika elus.
no ma täpsustan, et kui ma õigesti aru sain, siis esimene lugemine mitte ei kukkunud läbi, vaid seal oli vaidlus selle üle, kas põhimääruse kõik ei hääletanud kas seda saab otsustada ühe lugemisega volikogu või peab ta olema 2 lugemisel ja siis tekkis segadus ja siis ta ikkagi saadeti teisele lugemisele, mitte ta selles mõttes, et nimetati see esimeseks lugemiseks ja siis teine lugemine tuleb kunagi hiljem. Et selles mõttes ta nagu maha ei hääletatud, et seda olukorda nüüd ka ei olnud. Aga ega nüüd hakkavad olukorras, kus meie laste sündide arvud nii kiiresti kukuvad ja nii niimoodi murettekitavalt kukuvad, hakkab see lõpuks tunda andma ka nendele suurtele ja jõukatele valdadele, eks ole, et ega Võrumaa vallad võitlevad sarnaste probleemidega juba aastaid, eks ole, et laps jääb vähemaks, lasteaiakohti tuleb vähemaks, lasteaeda tuleb sulgeda, nii edasi, et kui see nüüd jõuab juba, eks kuulsin, et Rae valla sündide arv on viimased 3 aastat juba vähenenud, et see ei ole nüüd mingi ootamatu, et hakkabki vähem lapsi peale tulema. Ja kui sul tekib olukord, kus lapsi on vähem, seni olid sul vallale kuuluvad lasteaiad valmis ehitatud suurtes mahtudes ja siis lisaks oli veel vaja võtta juurde siis erasektorist neid kohti, et osta sisse seda teenust juurde, siis nüüd olukord, kus laste arv väheneb, siis on küsimus, kus sa siis kokku tõmbad. Aga kui sul on tehtud väga suured investeeringud ära ja need majad on püsti, mis sa siis teed? Jätad majad tühjalt seisma ja ostad siis erasektorist kohti juurde, et ongi väga raske olukord. Minu arust parim lahendus saaks olla see, mis pole jälle parempoolsena väga meeldiks, et las see olla siis valla poolt ehitatud lasteaed, aga anda see opereerida erasektorile ja siis las erasektor toimetab selles majas, mis on maksumaksja rahadega ehitatud ja siis teenus ostetakse erasektorist sisse. Aga siinkohal siis tõmbamegi otsad kokku ja loomulikult 2 nädala pärast uuesti. Head sõbrad, kui teil on meile midagi teada anda, siis meili aadress, mis toimub parempoolsed.ee on endiselt käigus ja loomulikult jagage, rääkige sellest salvestusest ja siis ka meie sõnum jõuab ikkagi rohkemate inimesteni. Ilusat talve jätku!